No nii, nagu lubatud, kell 4 alustame ja veedame täna siis koos sellise vahva tunni. Kes mind ei tea, siis minu nimi on Heiki Mägi ja ma siis olen selle väljakutse eestvedaja, nii et järgnevad 4 nädalat. Loodan, et annan sulle ära väga palju kasulikku infot ja võib-olla sellist infot, mida sina pole varem oma elus kuulnud. Nii et tere tulemast kõigile ja kes võib-olla lihtsalt on minu kirjasaajad ja pole veel väljakutsega liitunud, siis jah, meil on 4 nädalat nüüd plaanis selline samm-sammuline teekond läbi teha, kus siis on kokku 3 laivi täna 2 nädala pärast ja siis omakorda veel 2 nädala pärast. Ja kus me siis igas laivis võtame läbi erinevaid teemasid. tänane see laiv on kõikidele tasuta, järgnevad 2 tükki on siis juba maksumüüri taga, et seda kõike enam kuulata ei saa. aga täna me teeme siis sellise sissejuhatuse ja see maailm on tegelikult põnev, et minu enda teekond sai alguse kuskil ütleme spordi ja toitumise kõige sellega kuskil 25 aastat tagasi lausa. ma ise ka ei usu, et ma nii vana juba olen. aga esimesed sellised 20 aastat ma siis olin väga palju sellist kalorite usku, kalorite lugemise usku ja arvasin, et see on see ainuke asi, mis siis meile nii-öelda hea tervise ja normaalse kehakaalu tagab. täna ma tean, kui puusse ma reaalselt panin ja sest see maailm on nagu väga palju kirjum ja väga palju põnevam, et kui sa keskendudki ainult ühele asjale, mille nimeks on kalorid, siis on tulemuseks see, et kui jah, kui niikaua, kui sa neid loed, suudad neid lugeda ja sellele näljale nii-öelda vastu panna, siis küll kehakaal ilmselt langeb, on ju, aga mingil hetkel ilmselge on see, et sa ei suuda. ja siis on nii, et iga amps, mis sa justkui endale nii-öelda lubad, siis see kuskile ennast pakib ja su see kehakaal tuleb tagasi ja hakkad nii-öelda otsast pihta. See on selline joo-joo klassikaline, ilmselt meist igaüks on seda oma elus tundnud. ja ma kuskil lugesin uuringut, et kuskil keskmine inimene elu jooksul peab äkki üle saja dieedi, ehk siis see mõte, et jah, kuule, ma nüüd alustan, võtan käsile, hakkan tegema ja siis nädala pärast, 2 nädala pärast heal juhul loobun. nii et minu ülesanne selle 4 nädala jooksul ongi see, et seda sinuga ei juhtuks ja et sa saaksid enda kätte tööriistad. ma kutsun alati enda nõuandeid niisuguseks tööriistakastiks, mis sul siis igal ajahetkel, eluhetkel, situatsioonis on võtta. sa tead, mida siis teha, mida mitte teha ja minu elu on see väga palju muutnud. et ma loodan, et ka sinu elu ja ma nüüd natuke jagan sulle ka oma slaide ja siis me saame juba minna vahvamalt edasi. ma vaatan, et kus me siin praegu oleme. nii, share. vaata, kas sa näed sellist asja nagu minu slaide. ma vaatan slideshow ka panen siit peale. anna mulle, anna mulle kommentaaridesse teada, kas sa näed slaidi sellist slaide nii-öelda. kirjuta mulle siia kommentaari, siin all on sihuke chati kast. et siis ma tean, et kõik toimib. väga vahva, aitäh. ma jagan sulle slaide ka, et võib-olla natuke lõbusam, kui lihtsalt kuulata mingit meest jauramas. minu enda taustast natuke enne, kui me hakkame pihta. ja, et ma ära ei unustaks, siis see väljakutse keskkond, nii-öelda see aprilli keskkond saab sulle siis nähtavaks ka tegelikult hiljemalt ülehomme hommikul. seal on siis võimalik sul nii-öelda erinevaid tegevusi teha, videosid vaadata, lisamaterjale lugeda, boonuseid saada. et sealt keskkonnast siis, aga jah, see on nii-öelda ligipääsetav nendele siis, kes on Frillis keskkonnaga tasuliselt liitunud. Frillis.com lehelt, neid lehti on erinevaid, kust kaudu sa siis saad sellega liituda. Need siis teistele kõikidele kättesaadavad ei ole. ja seal on siis 4 nädalat sul järjest tegevused, tegevusplaanid ja noh, mul on see väljakutse sõna natuke on ära leierdatud, et seda on igaüks teeb mingeid väljakutseid, see asi. noh, ma isegi ei ütleks selle kohta väljakutse, pigem selline minikursus, mis annab sulle jällegi natuke teise vaate, mõõte juurde ja võib-olla need iseloomustavad seda minu viimast võib-olla 5-6 aastat, kus ma siis olen meeletult uurinud, teinud research'i, käinud, töötanud läbi sadu teadusuuringuid, vaadanud, uurinud ja üritanud siis seda pilti kokku panna. ja
ja saada aimu, mida siis tegelikult inimkeha endast kujutab, kuidas me suudaksime ise oma hormoone mõjutada. ja kusjuures hormoonid, olgu etteruttavalt öeldud, on siis põhimõtteliselt kõige olulisemad asjad, mida sina tegelikult tahad nii-öelda mõjutada. ja eriti kusjuures naisterahvad, nende puhul on see hormonaalne teema palju põhjalikum, palju nii-öelda hullem, et vahepeal ma mõtlen, et meesterahvas on väga hea lihtne olla, et naistel on ikkagi märgatavalt keerulisem kogu see elu, et meestel on see, et hommikul testosteroon tõuseb, õhtul langeb, aga naistel pole hormoonid üldiselt samad kahel järjestikusel päevalgi ja sellega tegelikult tasub arvestada. ja sellest räägitakse tegelikult vähem ja jällegi, et meil on ju noh, mul on üks hea sõber, kes kunagi ütles küll natuke teises kontekstis, et tema on olnud abielus 3 naisega. no tegelikult ta on 1 naisega olnud abielus, aga tema see abielu justkui naine on nii palju muutunud läbi selle aja, et ta on justkui olnud abielus 3 naisega, et mingis mõttes ma saan selle kanda nagu siia sellesse tervisemaailma ka üle, et naisel on ka ju, on ju selline regulaarne tsükkel, siis on perimenopaus ja siis on menopaus, et justkui kolm tsüklit ja samamoodi sa peaksid iga selle tsükliga natuke ka arvestama ja sellega tasub arvestada kindlasti sest täpselt, et sinu põhimõtteliselt juba perimenopausis, menopausis juba hakkab, ütleme, hormoonid ütlevad tšau, pakaa, on ju, ja tegelikult sa pead hoopis teistmoodi oma elu üles seadma. aga kiirelt minust endast ka, kes minu nägu pole varem oma elus näinud ja minust mitte midagi kuulnud, siis taust on mul siis Tartu Ülikoolis olen lõpetanud füsioteraapia. mitte ühtegi päeva pole füsioterapeudina tööd teinud. kohe pärast ülikooli lõin kaalustalla.ee, seejärel FitLapi. sealt lahkusin siis 5-6 aastat tagasi, müüsin enda osaluse maha. olin täielikult väsinud sellest kalorite lugemisest ja nägin ka tegelikult seal, et see ei tööta. see töötab lühiajaliselt. kui sa ei anna sinna neid tööriistu juurde, uut konteksti, siis on see väga-väga raske. ja hakkasingi omapäi siis surfama, uurima, puurima ja leidsin tegelikult selle maailma, mis on tegelikult seal kalorite lugemise taga. tegingi siis Frillis keskkonna, mis ongi selline oma bioloogia muutmise keskkond, ütleme siis nii, me anname sulle ette mingid harjumused, lisandid, ehk siis meie nii-öelda, mulle meeldib öelda, et meie tervis on kuskil üles ehitatud, muidugi neid sambaid on palju, aga kuskil 7 peamist sammast. et see portsjoni kontroll on üks nendest sammastest, mis on siis, mina ütlen, et 7. kohal, mitte kõrgemal, et see kalorid portsjoni kontroll on 7. kohal, aga eespool on terve rida asju millega tegelikult tasub arvestada ja seda me siis seal Frillis keskkonnas sulle vaikselt, mõnikord ütleb, et maru keeruline on. mis sa ütled, mis asja, mis mingid lisandid või mis harjumused, mis hingamisi ma teen või mis stressiga ma siin haldan ennast või miks ma pean pimedas magama, et no midagi pole teha, et me selleks, et oma keha bioloogiat muuta natukene pead võib-olla rohkem süvenema ja leidma, natuke avatud meelt hoidma ja siis suutma neid harjumusi oma ellu rakendada. samuti mul on üks toidulisandite bränd nimega Longenica, kus me siis teeme natuke kihvtimaid lisandeid, alates glükoosi kontrollist, lõpetades female balance'iga, mis on siis naistele suunatud, eriti naistele suunatud siis selline looduslik preparaat, aga neid on hästi palju. täna 5 toodet on meil siis nimekirjas levinumatest D3, K2 pluss magneesium ja siis omega 3 lisand ka, mis on nagu hästi nagu vahva lisand, sellepärast et seal on tõesti, kui sa võtad selle lisandi kätte, siis ta on kristallselge. omega 3 lisandite puhul on see, et kipuvad rääsuma, aga see on tõesti ikka värske kraam. ja nüüd siis teen seda nii-öelda väljakutset ja võib-olla üks pilt, mida mulle alati meeldib nagu näidata, on see, et ma kuulen tihtipeale, et öeldakse, et mul on halvad geenid. et sellepärast minuga on niimoodi. ma usun sellesse, et geenid laadivad relva, aga sina ise oled see, kes vajutab päästikule. ehk siis sa näed siin, et mul vasakul pildil ma olen põhimõtteliselt nagu kriipsujuku, onju, mul pole mitte midagi kuskil. ma ei tea, mis ma siin võisin olla, sihuke 15-16. ehk siis mul on mega head, ma ütleks, et mul on mega head geenid, aga 2 keskmist pilti näitavad, et kui ma ikka endaga lollusi tegin, siis oma geenid ma suutsin nagu üle kirjutada nagu naksti. ja sinuga on samamoodi, et ma lihtsalt, ma garanteerin sulle, et ükskõik, kus sa oma elus täna oled, mis punktis, siis sulle lihtsalt, kui sa oled tavaline inimene,
nagu mina tegelikult, ma kutsun ennast ka tavaliseks inimeseks 10 aastat tagasi, on ju, et ma lihtsalt ei teadnud, mul ei olnud neid tööriistu, mis mul täna on ja ma garanteerin sulle, et kui sa neid asju, mida ma täna siin rakendan ja järgnevate nädalate jooksul sulle räägin ka videotes, jagan sulle Frillis keskkonnas, siis sinu elu reaalselt muutub ja sa hakkad nägema, et kuule, et asi ei olegi nii hull, et sa ei pea iga ampsu kaaluma, sa ei pea oma kaloreid lugema. loomulikult, kui sa istud hommikul maha, õhtul lõpetad, siis söömise siis ilmselt ja üldse ei liigu, on ju, siis ilmselt sa võtad kehakaalus juurde. aga kui me räägime nagu sellisest klassikalisest dieeditamisest, siis ma sellest aitan sind kindlasti siin vabaks ja siin mul on reaalselt, ma olengi siin keskmise kahe pildi peal kuskil 25, kehakaal oli 115 kilogrammi ja siin ma tegelesin spordiga, ma olin spordipoiss, ma tegin rohkem trenni kui ükskõik kes minu ümber. aga näed, kui sa ikkagi teed jällegi hormoonide eest hoolt ei kanna, siis tuksi see värk läheb. nii et ja viimase pildi peal ma olen siis kuskil 40, täna ma olen 46, siin on vist äkki 45 vanuseliselt, nii et on võimalik endaga tegeleda ka nii, et asi oleks jätkusuutlik, pidev, püsiv. Nii mul on 3 last ja siin paremal pildi pool on mul üks väike poeg, kes ta on 4-aastane, siin on ta 2-aastane ja sihuke huvitav lugu on see, et mul on naine endine iluvõimleja ja tal on imelik komme see, kui ta alati süüa teeb või peseb hambaid, siis tal on ilmselt see mingi kutsehaigus, et talle meeldib tõsta jalga kõrgemale kuskile töötasapinna peale, no ta ütleb, tal on lihtsalt mugav. ja siis on minu 2-aastane laps tol hetkel, kes vaatas, et kuule, emme teeb niimoodi süüa, et kuule, äkki niimoodi asi käibki. siis ta suurte raskustega tõstis oma jala ka sinna oma väikese mänguköögi tasapinna peale ja siis üritas ka kuidagi süüa teha, ta oli mega ebamugav, halb, vastik, aga emme eest tegi ja tema tegi seda järgi, mis sest, et see kõik oli ebamugav ja vastik. see näitab seda, et meie vanematena oleme oma lastele eeskujud ja väga raske on midagi muud oma lastelt oodata, kui ma ise näiteks, ma ei tea, hommikust õhtuni söön kabanossi on ju, ja siis pahandan lapsega, et miks sa niisugust jama muudkui sööd. et see vanemlik eeskuju on minu arust ülioluline. et minu lapse peal on see hästi ära ennast tõestanud. aga võib-olla siin ma rääkisin sulle 7 sambast, mis minu arust keha kõige rohkem mõjutavad. Nad on siin mingis mõttes nagu enam-vähem tähtsuse järjekorras natuke võib-olla, ütleme portsjoni kontrolli ma panen siin tõesti 6., 7., aga selline nimekiri asjadest ja ma kutsun seda, miks kõik tuksi läheb, ehk siis kui sa nende asjadega ei arvesta, ainult arvestad portsjoni kontrolliga, loed oma kalorid üle, siis asi läheb tuksi, kui mitte võib-olla täna-homme, siis nädala pärast, vähemalt 2 nädala pärast kindlasti on sul vastik, raske, ebamugav ja sa hakkad nii-öelda kolid oma teekonna algusesse tegelikult tagasi, aga hakkan viimasest kohast pihta. portsjoni kontroll, ma räägin kõikidest asjadest ka hiljem natuke pikemalt, aga portsjoni kontroll ehk siis kogus on ju, kui palju sa sööd. nagu ma ütlesin, hommikul istud maha, hakkad sööma, õhtul lõpetad, ilmselt sa sööd liiga palju, aga mõõdukalt süües siis tegelikult see ei ole nii oluline. mina söön 3 korda päevas, söön kõhu korralikult täis, reaalselt korralikult täis, sa peaks nägema minu neid päevaseid toiduportsjoneid, see on meeletu. ja jällegi ma hoian enda kehakaalu, ma ei taha enam langetada, aga ma püsin selles enam-vähem 90, 91, 2 kehakaalus juba viis aastat. teine, soolestiku mikrobioom, mis on põnev, see, et meie sees on justkui nagu eraldi selline nagu mingi elu ja meie soolestik, kui jällegi ma aastaid tagasi, mul ei olnud õrna aimugi, mis soolestik, millest sa mulle räägid. täna ma tean, et see soolestiku heaolust tegelikult pärineb väga palju sinu tervist. ehk siis me tahame hoida oma soolestikku mitmekesise, ehk siis me tahame anda talle, toita teda number üks heade nii-öelda bakteritega, seal on triljoneid baktereid, on ju, mida me tahame hoida nii-öelda rõõmsatena, me tahame hoida number üks neid bakterite mitmekesisust, on ju. teisalt me tahame toita neid baktereid ka heade toitudega ehk siis kiudained ja nii edasi, lahustuvad, mittelahustuvad. me tahame, et see oleks sihuke hästi sihuke mitmekesine, et kui sa lähed võib-olla metsa ka, et see võib-olla põnev on see, kui sul on nagu puid on seal nagu väga palju erinevaid, on ju, loomi, kõiki asju, sama on ka tegelikult sinu soolestikus, et sa tahad tegelikult seda mikrobiomi hoida nagu hästi tervena, ehk siis meil on probiootikumid on ju, mis on just need bakterid on ju, mis iganes kimchid hapendatud tooted, keefirid, kõik need on ju ühest küljest, teisest küljest sa tahad toita neid siis nende prebiootikumidega, need on need toidud, mida siis need bakterid on ju söövad, mis iganes, ma ei tea, küüslaugu, tsibulad, tšiiaseemned,
no ühesõnaga terve rida igasuguseid rohelised banaanid, sa tahad neid toita prebiootikumid, need on need, mida toidud, need bakterid nii-öelda söövad, et siis, kui sul see soolestiku mikrobioom töötab, siis tegelikult ka jällegi sinu nahk on parem, põletikke vähem, et see kõik on hästi palju omavahel seotud ja võib-olla huvitav ongi nagu see, et meie kehad on hästi palju, kõik keha nagu hormoonid, süsteemid on omavahel hästi sügavalt seotud ja ei saa olla nii, et ma tegelen ühe asjaga ainult, onju, ma võtan oma, ma ei tea, soolestiku, ainult tegelen soolestikuga, no mitte midagi muud ei vaata, onju, et siis jälle see on suhteliselt keeruline. sul on vaja jällegi et kõik osad panna nagu Lego mingis mõttes, panna see Lego kokku, et siis ta töötab kõige paremini. halb uni ja stress, jälle asi, mis nagu, stress, mis uni, kaks asja, mis mõjutavad sinu jälle kehakaalu isusid, meeletult halb uni ja stress. une ja stressiga on nagu põnev see, et ja number üks, räägime unest kõigepealt. kui sa magad halvasti, magad väga lühikest aega, aga eelkõige halvasti ja oluline on just une kvaliteet. sellest ma räägin rohkem järgmine kord ka. aga kui sinu uni on olnud halb, lühikene, siis järgmisel päeval on sinu keha võime saada hakkama süsivesikutega märgatavalt halvem, et kes on pannud endale õla või kõhu peale statsionaarseid glükoosimonitore, vaadata, et mis su keha erinevate söömise, erinevate toitude tagajärjel teeb, on ju, kuidas see veresuhkur tõuseb, siis toidud, mis justkui muidu ei tõstagi eriti, võivad sul väsimuse foonilt kontekstis tõsta sinu veresuhkru taset tavaliselt rohkem. ja sama asi on stressiga. kunagi oli hea, on ju, et meil oli nii-öelda evolutsiooni käigus kunagi tuhandeid aastaid tagasi inimese jaoks oli stress see, et kui talle, ma ei tea, kõndis aasa peal on ju ja lõvi tuli vastu, see oli tema jaoks stressiallikas, siis keha pidi suunama glükoosi sinna verre selleks, et inimesel oleks ruttu energiat selle lõvi eest ära joosta. täna ma ei tea, me läheme, ma ei tea, sõidame autoga, keegi laseb meile signaali, meil juba stressihormoon on laes, keha saadab glükoosi juba verre, on ju, veresuhkru tase tõuseb, aga tegelikult vajadus selleks on, pole ju sellisel kujul nagu enam olemas, aga kahjuks meie kehad on jällegi ühtepidi targad, teistpidi lollid. ehk siis me tahame tegelikult hoida selle veresuhkru taseme stabiilse ja seda ei tekita ainult süsivesikurikkad toidud, vaid ka halb uni, stress. ja ma tegin ühe koolituse just siin hiljuti, kus üks naisterahvas ütles, et mitte ükski toit ei tõstnud tal niimoodi glükoosi kui stressiolukorrad, et kui sa mõnikord see on hästi põnev, ma ei tea, kas võib panna kommentaarides, kas kellelgi on olnud peal statsionaarsed glükoosimonitor, paarinädalane on ju, pannakse peale ja vaadatakse, mis keha teeb, et sa võid panna kommentaaridesse. et see on hästi põnev, lihtsalt ma ise olen ka ühe korra teinud selle läbi, vaadanud, mis siis nagu toimub, et kuidas keha teeb. pane kommentaaridesse, kas kellelgi on olnud kunagi kasutanud. nii, ma veel ootan, ma veel ootan. nii, tundub, et ei ole või on inimesed lihtsalt tagasihoidlikud. sa võid tagantjärgi, ahah, Mattias, esimest korda kuulen sellisest asjast. jah, see on on võib-olla viimasel ajal natuke rohkem tulnud siia nagu inimeste teadvusesse. aga see on nagu väga lahe nagu mõõdupuu. kahjuks ta on 2-nädalane, on ju, tahaks hoida pikemalt peal, aga ta annab sulle sellise tagasiside, kuidas sul on olnud. kuidas sul erinevad toidud mõjuvad. siis kemikaalid toidus. meie ümber on nii palju jama. säilitusained, paksendajad, emulgaatorid, stabilisaatorid, igasugused pestitsiidid, see, mida me endale sisse sööme, on kohutav ja see kõik mõjutab meie keha, meie hormoone, nii et mida lähemalt see toit tuleb, number üks, seda parem, et need kemikaalid või näiteks praeme teflonpanniga, on ju, tuleb sealt pidevalt seda plastikut või me lõikame toitu plastiklõikelaua peal. samamoodi jälle vaikselt seda plastikut sealt muudkui immitseb sinna toidu sisse, sa sööd endale seda sisse, et me oleme nagu, või siis paned mikrouuni toidu nii-öelda plastikus. jälle või jood suvel jätad plastikpudeli, jätad autosse päikese kätte, siis plastikut sinna vette korralikult imitseb, et mida puhtamalt me suudame süüa, mida lähemalt toitu, kõige parem muidugi ise kasvatada, on ju, mis on muidugi ebareaalne,
jällegi teadlikkust tõsta selle koha pealt. vitamiinid, mineraalid, pole võimalik, et sa saad, see on jällegi järgmise 2 nädala pärast teema, me räägime vitamiinidest ja mineraalidest põhjalikult. mida võtta, kui palju võtta, jällegi Frillis keskkonnas sees on sul täna juba väga mitmete mineraalide ja vitamiinide puhul personaalse koguse arvutamine, ehk siis sa saad arvutada, palju näiteks sul on vaja oomega 3, palju sul on vaja D-vitamiini, palju sul on vaja magneesiumit, et seal teed need testid, need on ükshaaval testid, sa saad tasuta need hinna sisse kuuluvad läbi teha ja sealt saada endale personaalsed kogused ja ka vedeliku tarbimised ja hästi palju muid asju ka. aga me täna toidust ei saa kahjuks enam ammu kätte kõiki vitamiine, mineraale, aga sellest ma räägin järgmine kord sulle pikemalt. siis põletikud kehas. meie kehas on hästi palju selliseid, üks on niisugune akuutne põletik on ju, meil on, ma ei tea, lööme, vääname jala välja, jalg läheb paiste. see ei ole see, ma räägin sellest, et vaiksed põletikud kehas, mis närivad ja tekitavad siis samamoodi seda insuliinitundlikkust, mis on siis see, et sinu keha ei saa glükoosiga enam nii hästi hakkama ja see insuliini glükoosi tehas on rikki läinud. ja viimane, kõige olulisem, absoluutselt, kui sa peaks ühe asja siit täna kaasa võtma, on see, et insuliin ehk siis hormoonid ja eriti insuliin määrab kõik. see määrab selle, kuidas su keha süsivesikut kasutab, kuidas su keha rasvu kasutab, kui palju, kuidas ta saab küüned taha sinu keha rasvavarudele. et see on ülioluline, et see, kuidas hallata oma veresuhkrutaset on võti. nii, siis nagu me ütlesime, meil on 4-nädalane teekond. kui sul on võimalik, siis nagu mulle meeldib alati öelda, et see, mida sa ei mõõda, on väga raske muuta. ehk siis sul on hea teha ära vereproovid, kui sul vähegi võimalik on ja teha ka mõned sellised lihtsamad kaalumised, pildid ja nii edasi, aga võib-olla esimesed 3 näitajat, paastuglükoos, glükohemoglobiin ja paastuinsuliin on kõige võib-olla ühed olulisemad, mida te selle väljakutse raames võiksid testida. et jällegi, kui perearst jonnib, siis tegelikult nende testide hind ei ole kallis. Nad tõesti, võib-olla mõnekümne euroga saad või 30 euroga saad kõik need tehtud, aga mida nad näitavad? näitavadki sulle, iseloomustavad seda, kuidas sinu insuliini ja see veresuhkrutaseme süsteem töötab. kas ta töötab korralikult või ta lonkab. paastuglükoos on siis see, et põhimõtteliselt, kui sa öö otsa oled söömata, on ju, hommikul lähed, annad selle veretesti, vaadatakse, kuidas sul see glükoos on. glükohemoglobiin on tegelikult palju parem näitaja, sellepärast et glükohemoglobiin iseloomustab sinu 2-3 kuu keskmist veresuhkrutaset, ehk siis see on palju sellisem mõistlikum ja parem näitaja. paastuinsuliin, jällegi me tahame insuliini, et see insuliinisüsteem töötaks hästi ja siis on juba kolesterooliga seotud, rasvadega seotud põletikumarkerid ja need kõik asjad võiksid nii-öelda, kui sul vähegi võimalik on, rahakott peale hakkab või äkki perearstiga on korralik suhe, siis võiksid need ära teha. Frillis keskkonnas saad siis kõik näitajad ka sinna sisse lisada keskkonda, kas siis kopeerid lihttekstina, süsteem leiab ise üles õiged kohad, paigutab need ära, ei pea ükshaaval panema. saad laadida arvutist üles ka PDF-i, samamoodi süsteem leiab üles, paneb sinu eest need sinna keskkonda ära. Magneesiumi puhul on mul oluline mainida, et tee ära magneesium RBC test, ära tee seda odavat testi, sellepärast see ei anna sulle infot, et tee ikka korralik magneesium RBC, mine küsi kohe Synlabist või kuskilt mujalt. vist paar sellist meil kohta on, kus neid vereproove teha, siis küsi RBC, ta küll on natukene kallim, ta on kuskil 70, 80, 85 eurot vist oli see hind. vahepeal perearst ka on nõus, aga me oleme magneesiumi puuduses keha juba nagu meie kehad on magneesiumi puuduses 40-50% maailma elanikkonnast, nii et seda oleks hea tegelikult ära teha. D-vitamiinid, ferritiinid ja raua teema ka, et kes võtavad rauatabletti, siis kindlasti rauda ei tohiks võtta niisama ilma selleta, et sul on see reaalselt puudus, et me mitte kunagi, mulle meeldib alati öelda, et ära kunagi võta lisandeid lihtsalt sellepärast, et kuule, Heiki ütles, okei, on võib-olla mingid lisandid, mida võib-olla 3-4 asja, mida ilmselt sa 95% tõenäosusega vajad. aga kui sul vähegi võimalik on ja rahakott ka üle käib, siis tee testid ära. ja võib-olla lõpetuseks, selle slaidi lõpetuseks ütlen, et kellel on kõrge kolesterool, siis ära lepi, ära piirdu ainult pealiskaudse uuringuga. et ära võta ainult näiteks, ma ei tea, üldkolesterool, LDL, HDL, hea, halb on ju, vaid mine süvitsi, lase mõõta ära osakeste, LDL osakeste suurused ja kõik seal on nagu, jällegi see on niisugune 200 eurot test, ma tean, et see on mega kallis, aga kui sul on probleem,
siis tee jätkuteste ja võib-olla seal on jällegi see, et kui need osakesed LDL, need halva kolesterooli osakesed on nagu hästi suured, siis nad ei valmista sulle nii palju probleeme, kui need on hästi pisikesed, on ju, siis nad on hästi-hästi kurjad ja pahad. ehk siis jällegi võimalusel tee testid ära. aga nagu ma ütlen, et mulle meeldib öelda, et see kalorite teema on eilne päev ja võib-olla ma põhjendan ka, miks. Number üks on see, et kaks ühesugust inimest, identsed kaksikud, sama pikad, sama vanad, sama palju teevad trenni, mis iganes. reaalselt nad mitte kunagi ei põleta ühtemoodi nii-öelda energiat, kaloreid, vaid nad on ikkagi väga erinevad mehhanismid. Me oleme kõik sarnased, on ju, meil on kaks kätt, kaks jalga üldjuhul, siis me tegelikult ei ole ole siiski nii sarnased, ehk siis see veaprotsent on väga suur, et ühe uuringu juures ma just lugesin, et see erisus võib olla circa isegi kuskil 800 kilokalorit, kes on natuke kaloreid lugenud, teab, et see on päris suur portsjon, see on minu niisugune korralik, see on ikka korralik taldrikutäis toitu. teine on see, et toidud, kuidas neid teste nagu tehakse, on ju, et põhimõtteliselt võtame lihtne näide on peekon, on ju, kui sa lähed poodi, võtad poeletilt peekoni, vaatad, pakendi peal on täpselt samad numbrid, üks on ainult puhas pekk, valge, teine on läbi kasvanud sinine, lillakas on ju puhas liha, tai on ju. sa saad noh, visuaalselt aru, et ei ole võimalik, et seal kalorid on samad, et seal rasvad on samad, et seal valgud on samad, aga ometi paki peal niimoodi ütleb, et seal ka tegelikult tuleb see viga omakorda sisse. ja lõpuks ongi see, et need valemid tegelikult arvestavad ju pikkus, vanus, kaal, kehaväel, füüsiline aktiivsus, eesmärk ennustavad sulle mingi siis portsjoni, et see on niisugune suhteliselt ebatäpne. noh, loomulikult mingi raam on alati hea ja Frillis keskkonnas ka, et need retseptid, mis sa seal näed, kui sa oled oma need andmed ära pannud, siis noh, me põhimõtteliselt teisendame selle enam-vähem sulle mingisse normaalsesse portsjonisse, aga jällegi, ma ei taha, et sa hakkaksid üle mõtlema, ma ei tea, mingit toidukaalu kasutama ja me oleme üritanud need grammid ka võimalikult palju peitu panna, et kasuta supilusikatäid ja enam-vähem saad mingi portsu teada, onju, et see on nagu fine, ma arvan, aga nii, et sa hakkad mingi toidukaaluga jantima, et see on nagu, läheb nagu nii ulmeks. ja kuskil siin tehti just uuring ka, MyFitnessPal vist oli vist see, mille kohta uuriti, et inimestel on reaalselt tekkinud vaimsed probleemid, et tervel real inimkonnal on tekkinud vaimsed probleemid sellest, et nad on hulluks pidanud. nende kaalumistega mm.. nii, panin kohe veel Riina kinni, Riina siin muidu kuuleme su väga privaatseid jutte. nii, ma vaatan, kas keegi on veel. tundub, et vist saime kõik kinni pandud, kes meil siin rääkisid. aga jah, ühesõnaga kalorite lugemine on kaunis selline libe tee. aga võib-olla väike lugu sulle vahepeal, enne kui sa võib-olla siin väga, väga magama jääd ja väga teaduslikku juttu kuulama hakkad, siis mulle üldiselt meeldib hullult reisida ja perega tihtipeale käime igal pool aastas paar korda. ja alati on selline asi, et kui me kuskile läheme, siis minu ema, kes on õpetaja, pedagoog, ta on alati ülinärvis, et iga kord, kui me kuskile läheme, äärepealt midagi juhtub, eks metsatulekahjud, maavärinad, riigipöördekatsed, vulkaanipursked, no mida iganes, kõik asjad on meie nii-öelda teel justkui olemas olnud. alati läheb lõpuks kõik hästi, aga mul on niisugune komme, et kui ma kuskil lennujaamas maandun, jõuan koju, siis ma saadan emale kohe sõnumi, et kuule, kõik on hästi. mine nüüd magama, ta on ka paar nädalat magamata olnud, on ju, ta ei saa magada, kui me ära oleme. ja ükskord käisime Kreetal, see oli üks, ma arvan, äkki aastat 5 tagasi, kus siis oleme reisil, mitte midagi ei juhtu. reisime ära, lendame tagasi, kõik on hästi. kell 5 hommikul maandume Tallinna lennujaama ja saadan küll juba, rattad on maas, saadan emale sõnumi, et kuule ema, uskumatu küll, aga kõik on hästi, mine nüüd magama, puhka rahulikult välja. saatsin sõnumi ära ja lennuk siis peaaegu jõudis oma sellesse dokkimiskohta ära, peaaegu jäi seisma ja ma ei tea, mis pagana jama see on, et iga kord, kui lennuk pole veel jõudnudki nii-öelda rattaid maha panna, siis pool lennukitäit rahvast on juba püsti ja kaelad kõveras seal ju, lagi on madal ja ootavad siis oma korda ja tegelikult iga väike saladuskattel ütlen, et mitte keegi ei saa mitte kunagi teistest varem välja, vaid seal läheb ikkagi kõik järjekorras, nii et need, kes istuvad, need saavad samamoodi või siis, kui tema kord on sealt välja ja mina alati istun ja võtan alati, kui vähegi võimalik, võtan selle vahekäigu äärse raja ja jalgu sirutada ja seekord ka istun ja näeb minust nii-öelda 4 pingirida eespoolt, üks naisterahvas hakkab minu poole endale teed tegema, inimesed seisavad, nügib sealt, trügib, jõuab minuga kohakuti. ja siis ma saan aru, et lõpuks, et ta hakkab minu pea kohalt siis võtma välja oma käsikohvrit. ma mõtlen, okei, hetke, kui ma mõtlesin, et ma
äkki annan talle oma abistava käe, siis naisterahvas unustas ära sellise möödaminnes, enne kui ma sain mõtet mõelda ja ennast appi pakkuda, unustas ta ära, et maailmas on selline asi olemas nagu gravitatsioon ja kui selle kohvri sealt tõmbas, siis ta ei pannud teist kätt sinna alla ja see hetk, kui ma vaatasin sealt nii-öelda tõstsin pea, ma nägin ainult niisugust sädevat metallset niisugust kohvriratast ja see pani mulle täpselt silma. Nii et siin on mul pilt, kus ma olen öö otsa olen haiglas olnud, ma sain selle kohvriga silma, verd lahmas, purskas, kõik, ma olin pilt taskus, ühesõnaga kogu see lugu. aga miks ma seda lugu sulle räägin, ongi see, et süsivesikutega, suhkrutega, glükoosiga on sama asi, et korra on justkui hea, on ju, energiat tuleb, on ju, ja kusjuures me elame, meile soovitatakse kogu aeg, et pane vahepalad, söö vahepalasid, on ju, võta banaan siin ja võta seal mingi joogikene ja siin mingi jogurtikene, kogu aeg söö, 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 söö. meile suunatakse pidevalt sööma mingit glükoosi ja ongi korraks on jube hea olla, on ju. mõnus ja annab energiat ja aga mingi hetke pärast tuleb see pauk ikka sulle silma sinna ära, et see glükoos saab sul ikkagi, saab sind lõpuks kätte. veresuhkur korraks tõuseb, hiljem langeb, tekivad isud ja nii edasi ja nii edasi. sama asi on sellega, et mul samamoodi ma saatsin emale sõnumi ära, kõik on hästi. sekundi pärast sain kohvriga silma, onju. et suhkur, glükoos on tegelikult see, mida sul tasub osata hallata. ehk siis kui sa selle ära õpid ja saad aru, et okei, mis toitudes on süsivesikuid, mis toidud põhjustavad kõrgemat, kiiremat glükoosi, veresuhkrutaseme tõusu ja kui sa seda teed, kuidas seda kõike natukene madaldada, kuidas seda asja maha tõmmata, kuidas seda asja rahustada. kui sa selle ära õpid, siis mis iganes punktis sa täna oled, siis 5 kilo tuleb sul nagu naksti kehakaalus alla ja sa ei võta seda enam mitte kunagi juurde. usu mind. aga selle eeldus ongi see, et sa õpid ära, kuidas see süsteem töötab, õpid ära, mis tekitab seda veresuhkrutaseme tõusu, on ju. noh, stressist ja unest me rääkisime, aga praegu ma räägin rohkem toitudest. natuke mainisin, on ju ka, et vahepalasid ära enam. banaan ei ole hea vahepala sulle. et banaan jälle hästi süsivesikurikas, tõstab sinu veresuhkrutaset ja nii edasi, aga selleks, et natuke konteksti anda, ma räägin sulle ka sellest süsteemist, et mis siis juhtub, miks see halb on ja miks me seda vaja nagu jälgida. ehk siis, kui sa midagi sööd, vahet pole, mis see süsivesikurikas toit on, kas see on riis, tatar, kartul, suhkruvesi, banaan, siis verre, keha töötleb ta ümber, verre jõuab ta glükoosina, ehk siis see on see nii-öelda see toit, mida sinu keharakud suudavad süüa. ja selleks, kui see veri või see glükoos jõuab sinu verre, keha eritab sellist hormooni nimega insuliin ja insuliin on siis justkui toidukuller, kes võtab selle glükoosi sabast kinni, transpordib selle raku ukse taha, koputab uksele ja ideaalmaailmas rakud teevad ukse lahti, see glükoos läheb sealt sisse, rakud panevad uksed kinni, rakud on saanud energiat ja kõik on super, super õnnelikud, super happy'd, aga nagu me ütlesime, oleme oma keha ära kurnanud, pidevalt vahepalad, süsivesikurikkad toidud. hommikul alustage, ma ei tea, alustage veega tehtud kaerelvapudruga, banaaniviilud peal, rosinad peal, see kõik tekitab selle, et meie kehad on väsinud, meie rakud on väsinud ja on tekkinud olukord nimega insuliiniresistentsus. ma ei tea, kas keegi on sellest kuulnud, ilmselt on. see on põhimõtteliselt see, kus su keha insuliini ja veresuhkrutaseme süsteem on tuksis. ja mis siis juhtub, on see, et sinu rakud enam ei reageeri sellele glükoosile nii hästi, eks nad ei tee uksi lahti. ja kui nad uksi lahti ei tee, mis siis keha teeb? keha mõtleb, et okei, ma saatsin ühe toidukulleri, ma saadan teise, kolmanda, neljanda, viienda toidukulleri ka sinna juurde. ehk siis insuliini on ju, et saada ikkagi see glükoos sealt raku uksest sisse. aga, ja miks see halb on, see, kui neid kullereid väga palju on? liigne insuliin blokeerib sinu keha võime kasutada rasvu, keharasvu energia eesmärgil. ehk siis sina mõtled, et tahad, et keha võtaks energiat rasvavarudest. keha ei saa võtta, kui sul on pidevalt insuliin veres möllamas. sa tahad, et see süsteem oleks rahulik ja see kurnamine tihtipeale toimubki nii, et kui sinu glükoositase käib pidevalt üles-alla, teeb selliseid paunasid. kui see on niisugune stabiilne, väike tõus peab olema, vastupidi, ma ei ütle, et sa ei tohiks süsivesikut üldse süüa, aga see tõus peab olema stabiilne, pidevalt selline stabiilne, laineline, mitte põmm-põmm-põmm-põmm-põmm nagu südamefilm on ju. see on see, mis
kurnab meie kehad ära. ja soovitused süüa 5 korda päevas, pidevalt vahepalasid, see on see üks tee, mis su keha tegelikult ära kurnab. Et sa tahad hoida oma selle veresugutaseme stabiilsena. mõned nipid, kuidas siis oma veresuhktaset hoida, mida teha, mis need häkid on, jällegi nagu mainisin sulle ennem tööriistakasti, siis see on nii-öelda ühed valikud, mida siis kohe sul on võimalik tagataskust võtta, kasutada. number üks, kes on lugenud raamatut Glükoosirevolutsioon, siis ma sügavalt soovitan, mõned häkid on ka sealt pärit ja täiesti leidnud oma, ütleme siis, alguspunkti minu teadvusest olen saanud tegelikult sealt raamatust. number üks, soolane hommikusöök ja on võib-olla kõige olulisem asi ja siinkohal ma ei mõtle, lihtsalt küsimus, viktoriini küsimus, mis sa arvad, kas kaerahelbepuder, panen sinna korralikult soola peale, panen sinna natukene kodujuustu peale, kas see on soolane hommikusöök või see on magus hommikusöök, mis sa arvad, pane mulle kommentaaridesse. nii, Siret pakub, et magus. kas keegi arvab veel midagi? ma hindeid ei pane, ma hindeid ei pane. nii, okei, kaerelvepuder, see, et sa oled sinna soola peale pannud, ei muuda seda keha jaoks soolaseks. see on keha jaoks süsivesik, ka tatrahelbepuder, ka riisihelbepuder on tegelikult keha jaoks magusad su hommikusöögid. ehk siis ja hommikusöök on tegelikult minu mõistes päeva kõige tähtsam toidukord, sellepärast et ta määrab ära, annab fooni sinu kogu päevale. ma sõin kunagi ainult kaerelba putru veega, panin banaaniviile peale, panin rosinaid peale, süsivesik, süsivesik, süsivesik. tulemuseks nälg, veresuhkrutaseme pidev tõus, seejärel langus, isud, näksimisvajadus kogu aeg, pidevalt, kogu aeg käisin külmkapi taga kallal ja ma ei saanud aru, mis toimub. täna ma tean, et hommikusöök, jällegi ma ütlen, et ma ei ole äärmuse vend, et ma ei ütle, et sa üldse süsivesikut süüa ei tohi. aga hommikul ma pigem need teadlikult toon allapoole, et ma otsin lihtsalt oma telefonist praegu ühe pildi, ma tean, ma siin ikka vahepeal oma toite pildistan, ma näitan sulle, mida ma näiteks sõin täna hommikul lihtsalt sulle. no näed, kas sa näed? siin on meil selline tavapärane hommikusöök on ju munad, lõhe, avokaado, juust, juurikad ja võib-olla paar kiivit ka lõpuotsa ja extra virgin kvaliteetne oliiviõli. ehk siis sinu hommikusöök peab olema valgu, rasva ja kiudaine rikas ja kiudained rikas, ma mõtlen seda, et alati ma teen ka hommikuks mingeid juurikaid, need võivad olla väga vabalt, mina küll teen värskeid juurikaid, need võivad olla vabalt külmutatud juurikad, madala tärklisisaldusega juurikad. Need aeglustavad kogu sinu ülejäänud pulli nii-öelda sinu. kui sa sööd juurikaid ette, siis hiljem söödud süsivesikuid ei pääse enam nii palju kurja tegema. ja ma järgmise pildi peal siin näitan ka sulle mõnda hommikusöögi varianti. Need, kes putru tahavad hommikul süüa, näed siin parempoolse pildi peal on tegelikult kuidas süüa putru. ehk siis puder, jällegi mida me tahame? me tahame, et meie keha suudaks neid süsivesikuid võtta vastu nii, et nad ei tuleks meid hiljem tagumikust näpistama, ehk siis, et nad ei tõstaks veresuhkrutaset nii kiiresti, nii kõrgele. ja siinkohal tuleb nüüd mängu see, et toiduainete söömise järjekord, ehk siis sa tahad alati number üks, kui sul on süsivesikuid, vahet pole, kas on hommikusöök, lõunasöök või õhtusöök, siis sul on oluline see, et süsivesik ei valitseks. et sa tahad, et seal oleks juures ka valke ja rasvu. rasvad on äärmiselt olulised, sellepärast et rasvad aeglustavad jälle kõikide teiste nii-öelda toitainete imendumist. sa tahad, et see asi toimuks rahulikult ja rasvad aitavad seda kõhtu täis hoida ja aitavad aeglustada siis seda süsivesikute äkilisust. et kui mina näiteks sööksin hommikusöögil putru, ma umbes 2 korda kuus seda teen, kui mul poeg käib Tallinnast külas, ta elab omaette juba. temale vahepeal naisele meeldib tal süüa putru, siis me teeme putru, aga ma alustan jälle alati, võtan ette ja tekitan selle sõela sinna ette, juurikad, muna, mul on vahepeal avokaado, lõhed, tekitan selle sõela sinna ette ja siis söön pudru ja putru ma ei tee kunagi veega, ma teen kas kookospiimaga, ma teen tavalise piimaga, panen sinna kreeka jogurtit juurde, ehk siis valgud ka alati, valgud, hommikusöök peaks olema ka valgurikas.
Äh, valgust rääkides, siis iga toidukorra juures, jälle ma prillis, siis ma arvutan sulle enam-vähem päevase sihuke normi välja. sa võid siis enam-vähem selle vastavalt jagada, kas, kui sa sööd 3 korda päevas, jagada 3-ga. mina kuskil söön 50 grammi valku per toidukord, ma söön 3 korda päevas. naisterahvale ma ütlen alati, sihuke hea soovitus on 30 grammi valku iga toidukord. on tehtud Ameerikas ka palju uuringuid sellega, et kui inimesed, kes sõid valgurikast toitu 30 grammi per toidukord, need sõid hiljem päeva jooksul 400-500 kilokalorit vähem kui need, kes valku ei söönud, ehk siis ta aitab sul hoida kõhtu täis. ja ka naisterahvaste puhul eriti, kes liiguvad juba sinna perimenopausi, menopausi poole, aitab hoida ka sinu, säilitada sinu lihasmassi ja lihased on sinu valuuta, sa tahad oma lihaseid võimalikult palju säilitada. ehk siis sellised hommikusöögid, need on soolased, et puder on vahepeal okei, aga sa pead väga selgelt ette valmistama. siis teine, ma 2 punkti toon natuke siin kokku, viimase õunasidräädika, tseilioni kaneeli ja Longenica glükoosi kontrolli, nagu ma ütlesin, mul on niisugune bränd nagu Longenica. ja selle puhul siis on see, et me tahame jällegi, et me hakkame mingit süsivesikurikast toitu sööma. kuidas me mõtleme, mis on need võimalused, kuidas me saame siis muuta, jällegi tõmmata alla seda veresugutaseme tõusu ja on 3 varianti. üks on see, et me oleme pannud kokku sellise lisandi valge mooruspuu ekstraktiga, mis on üks parimaid lisandeid toomaks alla veresugutaseme tõusu. ja kui sa seda võtad kuskil 15 minutit ette, seal on ka teisi mitmeid lisandeid veel juures, kõik on looduslikud, siis ta alandab kuskil 30-40% seda veresugutaseme tõusu, mis muidu tõuseks, on ju. ma ei tea, hakkad riisiputru sööma, siis võtad selle 15 minti ette ja sealt see kohe efekt on väiksem. sinu keharakud ei lähe nii hulluks, on ju, nad ei väsi sellest glükoosist nii palju ja sa oled palju tervem. kes tahab natukene karmimaid meetmeid, siis õunasidräädikas näiteks üks superüssikatäis lahustad vees ära, jood kuskil ka enne toitu ära, hiljem pole mõtet juua enam, onju, enne. siis ta ka kuskil 20-25% ka toob allapoole, et Ceyloni kaneel kuskil 10%. jällegi Ceyloni kaneel peaks olema, noh, tegelikult tavaline kaneel toimib samamoodi, seal natukene on sellist ühendit nagu kumariini natuke liiga palju, aga jällegi see kogus on nii väike, et see tegelikult meile tervisele väga mingit erilist mõju halba mõju ei avalda. aga kaneel ka siis kuskil 10%, loomulikult ta ei tee kaneelikukleid sulle siis kuidagi tervislikuks, aga ta natuke jälle aitab, nii et kes teeb putru jälle, ma soovitan kasuta Ceyloni kaneeli. pane sinna peale, siis riieta oma süsivesikud oli täpselt sama asi, millest ma rääkisin, on ju, on see, et sa ei taha kunagi süsivesikuid süüa üksi, vaid sul peaks olema alati valgud, rasvad, kiudained juures, et see kombo tekiks. siis järgmine häkk, riisi, kartuli söömine jahutatuna, et kui sa keedad riisi, keedad kartuli, 1 päev varem valmis, öö otsa jahutad külmkapis, siis osa seeduvast tärklisest muutub mitteseeduvaks ja sa saad sealt isegi vähem natuke energiat, toiduenergiat, kaloreid, aga see glükeemiline indeks või see, mis siis iseloomustab seda, kui palju üks või teine süsivesik tõstab sinu veresuhkrutaset, see langeb. jällegi lihtne häkk, tee 1 päev varem valmis, seepärast ongi kartulisalat on toitev ja täitev toit, sellepärast et sa kartuli keedad 1 päev varem valmis, jahutad ja see tekitab see keemilise protsessi. kui sa hiljem kartuleid praed või midagi muud teed nendega, see ei tee seda asja enam olematuks. ja riisi puhul väike häkk ka, et lisa 1 supilusikade või vabandust, 1 teelusikatäis näiteks kookosrasva või mingi muud rasva, head rasva sinna riisikeedu vette, see läheb sinna jälle riisitera sisse ja jälle alandab seda glükoosi piiki. ja viimane häkk, mis on ka selline väga hea, on trenn kas siis enne või pärast söömist. trenn enne teeb selle, et ta avab rakkude uksed jälle lihtsamini sellele glükoosile, et kui sa pärast teed trenni ära ja siis sööd, siis su keha kasutab jällegi väga palju sellest süsivesikust, tõmbab enda sisse ja võib-olla siis ei olegi vaja näiteks seda glükoosikontrolli kasutada, on ju. jällegi noh, toon näite sulle, täna tegin, mul on garaaži ehitatud jõusaal endale, tegin trenni ja sõin pärast toidukorra, kus oli süsivesikuid ka piisavalt palju sees. siis kuna ma tegin trenni ära, ma ei pidanud vajalikuks seda Longenica glükoosikontrolli võtta, vaid ma tean, et mul keha rakud tegelikult olid oma uksed lahti teinud ja sain vabamalt nii-öelda toimetada. et jällegi alati sõltuvalt vastavalt olukorrale siis kombineerin, mida kasutada, kuidas kasutada, lihtsalt see harjumus
see mõte, see just see mindset, et kuidas sa selle toidule nagu vaatad, see on siis hästi oluline ja siis see tuleb ajaga, see kogemus, see tunnetus. ehk siis jällegi, et kui on päeva kõige süsivesikurikkam toidukord, siis selle Longeniga glükoosi kontroll on ilmselt omal kohal. ma ei tea, mis iganes, tatar, riis, makaronid, kommid, keeksid, pirukad, no tead küll, süsivesikurikkad toidud, mis iganes see on, kas natuke tervislikumad või natuke vähem tervislikumad, siis tasub seda jälgida ja pärast söömist, kui sa nüüd sööd ära ja lähed trenni või lähed kõndima, jällegi sama asi. ta alandab seda glükoosi piiki ehk siis su see veresuhkrutase ei tõuse nii kiiresti nii kõrgele. kui palju tohib glükoosikontrolli võtta päevas? No ma tavaliselt võtan niisugune maksimum võib-olla kaks korda, aga pigem nagu olen ühe korraga proovinud nagu hakkama saada. mingeid erilisi uuringuid, et mis on nüüd mingi meeletud piirangud on ju, sellist asja ma pole nagu näinud. aga jällegi, et ma üritan oma toidud ikkagi noh, teha nagu mõistlikult, ehk siis ma õpetan kehaga seda, et ma ainult ei küta seda suhkrut peale, ei ürita mingite tablettidega seda alandada, on ju, vaid ikkagi ise teha teadlikke valikuid. ma arvan, kord päevas on okei okay. Maarja küsib, kas kinoa läheb ka süsivesikute alla, läheb küll. noh, kinoas on ka kiudained, on ju, see natukene aeglustab seda kogu asja, aga sellegipoolest ja süsivesikutega alati on ka oluline see, et see kogus on ju ka, et see kogus ei tohiks olla meeletult suur. et kui meil on praegu siin soovitus, et kuni 55% või 60% võiks tulla süsivesikutest, siis ma ei kujuta ette, kuidas sellise kogusega on võimalik oma veresuhkrutaset hoida normaalsena. mina kuskil Gavrilis keskkonnas, meil on see piir seal kuskil, soovitus kuskil 25%, 30%. jällegi sõltub, kes sa oled, kust sa tuled, mis trenni sa teed, kui aktiivne sa oled, aga ütleme, tavainimene, kelle eesmärk on oma hormoone muuta, kelle eesmärk on saada vormi, heasse kehakaalu, siis ma arvan, et sihuke 25, 30% on seal küll. ja kuidas sa saad siis seda kõike track ida, jälgida, ongi see või nõu saada, ongi see, et sa lihtsalt teed toidust pildi ja siis me ütleme sulle, mis seal sees on mis tal see skoor on, et see skoor on ka hästi nagu oluline. et skoor võiks jääda ka sinna ikkagi +8, ma pärast korraks näitan ka aprillis keskkonnas sees, mida seal siis teha saab. Põletikest enam palju enam ei räägi, enne kui me läheme aprillis keskkonda ka vaatama. ma räägin selle põletiku värgi peale ära, et siin kusjuures ma rääkisin sulle, et kui me läheme reisile, siis meil igast jama juhtub, see on metsatulekahju, kust me reaalselt ise läbi sõitsime, ise tegime pildi. põletikud on siis sellised nagu madalatasemelised põletikud, on probleemsed sellepärast, et samamoodi ta muudab sinu keha selliselt, et ta ei saa enam nii hästi selle glükoosiga hakkama, tekib see insuliiniresistentsus, on ju. kes põevad ka teise tüübi diabeeti samamoodi. kui sa võtad oma insuliini, kui sa võtad selle nii-öelda veresuhkrutaseme teema, võtad luubi alla, teed need muudatused, siis kindlasti seal noh, juba viimased uuringud ütlevad, et sul on võimalik seda nii-öelda tagasi ka pöörata, et sa teed endale kindlasti väga palju head. südamehaigused, Alžeimerid, kõik see tegelikult on väga palju seotud põletikega kehas. stress, magamatus, treenimatus, pidev kõrge veresuhkur on ju, pidev kõrge veresuhkur, rafineeritud süsivesikud ja liigne siis kehakaal ka. Need on need, mis reaalselt ohumärgid, mis tekitavad. ja võib-olla lõpetuseks, enne kui ma näitan Frillis keskkonda seest ka, on siis mõned sellised põhimõtted. 3 korda päevas ma soovitan süüa. 4 korda on juba sihuke, okei, võib-olla meesterahvana, võib-olla ma võiks 4 korda süüa, sest ma tahan oma piisavalt valgunormi täis saada. 3 korda päevas ehk siis hommik, lõuna, õhtu. viimane toidukord peaks olema vähemalt mitte hiljem kui 2-3 tundi enne magama minekut, siis sa magad paremini, hormoonid on paremas korras. kui sa lähed täiskõhuga magama, ei ole üldse hea. jäta 2, isegi ütlen 3 tundi. usu mind, kui sa sööd normaalse toidukorra, kus on sul piisavalt valku, rasva, kiudained, sul on see kõht täis. loomulikult, kui sa sööd paismuutit ja sööd valgubatooni, siis on tuksis. siis ei ole pääsu, siis tekib sul kõhutühjus, isud ja nii edasi. aga kui sa ehitad oma toidukorra üles nii, nagu näiteks siin pildi peal on ju, et sul on juurikad, kiudained on ju, madalad tärklise sisaldusega köögiviljad, siis on sul rasvad alati olemas, valguallikad korralikult ja natukene ka mingit sellist süsivesikut, mis mulle alati meeldib öelda toidu
ainete juures on niisugune inglisekeelne väljend on hästi nagu single ingredient foods ehk siis toiduained, mis koosnevad ühest toiduainest. liha, kala, avokaadod, juurikad, riis, tatar. kui mida keerulisemaks see nimekiri läheb, on ju, võtad mingi igast saiad, leivad ette kasvõi. vaata, mis nimekiri seal on, tortillad, no neid asju on hästi palju, valgubatoonid, 50 000 koostisosa. seda keerulisemaks läheb sul see kõige track imine ja kõige nagu noh, loomulikult ma ei ütle, et kui sul on mõnes toidus on 10 toiduainet sees, et see on kohe halb, see ei tee toitu halvaks, aga tihtipeale foon on sinnapoole, et nad kipuvad minema hästi selliseks poolkahtlaseks. Äh, suhkrut ja seemnelid välja, suhkrut on süsivesikud, lihtsuhkrut ja nii edasi, on ju, rafineeritud suhkrut, kõik valge, kõik see. seemneõlid on siis need, kus päevalilleseemneõli on kõige kahjulikum õli, rääsunud, jumal teab, kui pikalt seal poeleti ääres valguse ja kuumuse käes olnud. Rapsiõli ma väldiksin ja kõiki seemneõlisid eelkõige ma õlidest eelistaksin jälle, see on just see, et meil on seal oomega 3 rasvhapped ja oomega 6 rasvhapped on ju, et seemneõlid on hästi oomega 6 rasvhapete rikkad ja oomega 6 rasvhappeid, kui oomega 3 samas on vähe, tekitavad põletike kehas ja tõstavad seda hästi kiiresti. põnev on muidugi see, et kui sul on mõlemad palju, oomega 3 ja oomega 6, et see omavaheline suhe on paigas, siis on kõik okei. aga kahjuks me saame liiga palju seemneõlisid, liiga palju oomega 6 rasvhappeid, oomega 3 saame liiga vähe, nagu ma ütlesin, oomega 3 rasvhapped. lisaks tuleks lisandina juurde võtta, sellest ma räägin järgmine kord. aga jah, et ma tahangi vähendada eelkõige seemneõlide tarbimist, sellepärast et oomega 6 tuua ka allapoole. mida ma siis tarvitan rasvainena? Extra virgin oliiviõli, kvaliteetne extra virgin oliiviõli. tõesti, mitte porges, vaid ikkagi kvaliteetne otse, ma ei tea, Kreeta, Itaalia, korralikud tarnijad. rafineeritud kookosõli, rafineerimata kookosõli, avokaadoõli, või taluvõi, ghee, selitatud või, kõik need mahe, rohumaa veise rasv, kõik need sobivad hästi ja neid ma tarvitan igapäevaselt. ja päris toiduained on ju, päris toiduained, nagu ma ütlesin, single ingredient foods. nii, aga ma korraks lasen sulle ka, panen siis stop share korraks ja panen sulle korraks ka ette meie, ette meie Freelance keskkonna. nii, vaatame, kas ma saan sulle siin panna kohe-kohe. paneme share. nii, jälle sa võid, tundub, et on, et ma korraks lihtsalt lasen kiirelt, näitan sulle üle, mis siin on ja mis sa siin teha saad, et siis on sul ka väljakutse ajal võib-olla natukene parem ülevaade. jälle, et muidu öeldakse, et oi, nii keeruline, no appi, no. ehk siis töölaud. no siin on ka sammud alustamiseks, on ju, jällegi me tahame kõikide sammastest hoolt kanda. noh, jällegi head harjumused loevad, on ju, siin on, saad punkte koguda erinevate tegevuste eest. tervisenäitajad, teha päevased check-in, hiljem siin siis keskkond annab sulle ka nõu, on ju, vastavalt sinu jagatud mingitele kommentaaridele, mis sa iganes oled oma tervise kohta siia jaganud. sa saad küsida, rääkida temaga, natuke annab sulle, ta võtab sinu konteksti sinna ette, on ju. saad endale siis sümptomid lisada, kui sul mingeid sümptomeid on ju, ma ei tea, mis iganes, teise tüübi diabeet on ju, siis vastavalt sellele ta annab sulle siis ka mingid lisandid siia, näiteks siia ma tean, et noh, juba mingid asjad tulevad, sõltuvalt siis siin on need väiksed tag'id ka juures, teise tüübi diabeet, kõik, mis sellega siis seonduvad ja saad siis neid siin teha, märkida siis tehtuks ja ta üleval siis kogud punkte ja lihtsalt meil on auhindu loositakse välja ja lihtsalt niisugune natuke sihuke fun asi ka, et elu ei pea olema sihuke sõjaväeline kord ja kõik on kole ja halb, aga jah, ühesõnaga siin saab teha erinevaid tegevusi ja need ongi sinu need tegevuste põhjal, sinu sümptomite põhjal. ja näiteks saad siin arvutada ka endale magneesiumi taseme, on ju, palju magneesiumit võtta, palju võtta näiteks, vaata, mis mul siin veel on, D3 arvuta uuesti, palju D3 võtta. ta annab sulle või oomega 3, kui palju võtta, ta annab sulle ette siis mingid sellised personaalsed soovitused. loomulikult see ei ole arstiteenus, nii et alati kuulame arsti kõigepealt ja siis võta see, aga ta toetab sind päris kenasti. nüüd meil tuleb kohe siia juurde ka see, et sa saad oma päevakaalast analüüsida targal süsteemil. siis toitumine, jällegi siit saad siis lisada endale, näed, mis skoorid siin on, oluline ongi eelkõige see veresuhkrutaseme skoor ja see saada kalorid kuu peale skoor, aga veresuhkur on üks kõige olulisem ja siis ma soovitan alati valida sul sellised toidud, mis siis on
äh, võimalikult kõrge skooriga ja alt saad panna lisatoite, lisa meie valikust, kus sa siis saad valida meie nii-öelda retsepti valikust, saad teha toidust pildi või lisada siis telefonist mingi pildi, ta analüüsib seda või siis lisada käsitsi, mis sa siis sõid. jällegi, ma ei arva, et sa peaksid iga toitu logima, pigem vahepeal, noh, kui sa tahad ostunimekirja teha või äkki väikest tagasisidet saada, siis jah, aga sa ei pea kõike nii-öelda logima. retseptid on ju väga palju erinevaid retsepte, mingid minu tehtud, teiste inimeste tehtud, saatsid neid selekteerida, sorteerida. jälle vaatad veresuhkrutaset, on ju, näed siin 9,1 on ju, 8,6 väga hästi, 9,7 on ju. et need skoorid on nagu hästi olulised, saad teha ise retsepti, proovi järgi, kirjutad tere, tahan, ma ise ei tere isegi ütlema, tahan mingit soolast süsivesiku, süsivesiku vaest hommikusööki. Ta võtab, arvesta minu sümptomitega, paned siia genereeri retsept, ta teeb sulle sinu kogustega retsepti ka, et mis iganes sa siia kirjutad, tahan näiteks kartul, liha, ma ei tea, kaste, siis ta tegelikult teeb sulle selle ära ja siis saad selle üle vaadata, saad sellega teha teistele nähtavaks, näed, annab sulle ka siin reaalselt nagu feedback'i, on ju, et see on koostatud spetsiaalselt sinu teist tüüpi diabeeti silmas pidades. nii edasi, annab sulle toiduained siia, saad neid siin muuta. noh, saad seda teha ka teistele avalikuks, saad genereerida pildi, on ju, ja siis teised ka näevad ja saavad seda võib-olla kasutada, et see on ka niisugune niisugune vahva nagu vahva asi. siis lähen siit, liigun edasi praegu keha, siin saab panna treeningud sisse, sammud sisse. jällegi saad teha personaalsete sammude niisuguse tegevuse läbi, noh, et jälle step by step mingeid asju tõsta. kogukond, siin on meil ka, inimesed kirjutavad, saad teha ka story sid, on ju, vaadata neid, mis meil siin nagu Facebookis on story'd, on ju. natuke motiveerida, saad gruppe teha, ostunimekirja saad teha. siin on meil edetabel, kes on siis märtsi parimad, siin tundub, et siin järjest inimesed siis on nüüd eelmise kuu parimad see aasta. Jana juhib see kuu, nii et Jana saab endale kindlasti auhinna. väljakutsed, see on siis see koht, kus sina, kui sa oled väljakutsega liitunud, kuhu sa siis lähed, ma lisan siia siis aprilli väljakutse ka eraldi juurde, jällegi väike sihuke edetabel. edusammud, kehakaal, erinevad asjad saad siia sisse panna, lisada pilte ja nii edasi. tervisenäitajad, no siin ma ütlesin, et ka, et erinevad skoorid on ju, saad importida laboriandmeid on ju, laadida PDF-e ülesse, lihtsalt kopeerida mingeid asju siia, ta lisab need õigesse kohta ära. erinevad bioloogiline vanus, insuliinitundlikkuse skoor, põletikuskoor. jälle siin näed, et siin on erinevad verenäitajad, mida me tahame teada. kui sa need arsti juures ära teed või sa neid tead, siis saad need siia sisse panna. noh, perekonda saad lisada ja nii edasi, et profiili alt saad ka kõike muuta. nii et ma saan aru, et seda asja on palju, on ju, aga see maailm, noh, jällegi, et kui sa teed ainult kaloreid, siis ongi nii, on ju, aga kui sa võtad siit, jälgid neid harjumusi, on ju, kõige olulisem ongi see, et leiad endale need harjumused, mida siis nagu teha ja siis me kuvame ka selle sulle, et mõju on ju, selle reaalne teaduslikult põhjendatud mõju, kui suur see mõju siis on, et mõni harjumus on selline väikese mõjuga, vähem tõestatud, mõni on nagu kõrgema mõjuga, et siit võid ka neid vaadata, et need on ilmselt olulisemad natukene. toite saad lasta endale soovitada, näed, kui siin toitu ei ole, on ju, noh, porgandi, quinoa, veiselihaga, ta jälle soovitab sulle pigem sellist natuke paremaid. siin noh, saad lahti klikkida, vaadata, et mis siin siis on, hommiku õige magamise rituaal on ju, sul on terve rida asju, mis siis tasub sul siis enne, et parem uni tuleks, hormoonid korras oleks, tasub nagu teha, et neid ühesõnaga niisugune tööriist, saad ise harjumusi luua, edetabelid, asjad, ühesõnaga tõesti neid võimalusi on siin hästi palju ja me tahame anda sellele kõigele natukene niisugust teist mõõdet juurde, mitte ainult selline söö nii palju seda. et see on ka oluline. ma teen korra veel lõpetuseks retsepti siin lahti ka, et kui sa nüüd retsepti vaatad, mis sa siin näed ka, on ju, siin on siin põhimõtteliselt veresuhkur, küllastus, põletik on ju kolm asja, mis siis mõjutavad, saad ka selle lahti klikkida ja vaadata, mis siin tegelikult retsepti sees on. toiduained, siin on häkid, see on nüüd hästi oluline, see häkid, millest ma rääkisin, kui sul on toit, siis mingi retsept on ju, kas sa oled ise selle teinud, siis me kuvame vastavalt toiduainetele ka
seda häkke siia juurde, et mis häkid selle või ma läksin välja siit, mis häkid selle konkreetse retsepti juurde sobivad, et mõnikord on mõnel on vähe häkke, mis on juba igatepidi ideaalsed, on ju, aga siin sõltub hästi palju sellest lisatud toiduainetest, millel on kõrgemad glükeemilised indeksid ja nii edasi. nii et selline, no ja saad oma päeva lisada ka, on ju, tänasesse, saad lisada siin homsesse, on ju, ja lähed nüüd töölauale, siis sa tegelikult siin toitumine, siis ta siin on sul juba olemas, on ju, et saad, sööd ära, märgid tehtuks ja saad siis punkte koguda, saad ka hinnata, et kuidas sul oli, on ju, et me saame jällegi anda sulle natukene personaalsemat nõu, et me kogume mingeid andmeid, loomulikult privaatselt ja personaalselt, me ei jaga neid kunagi kellegagi. et jälle, et sulle anname siis rohkem selle pinnalt ka natukene feedback'i ja siin on ka punkte, on ju, ja lõpus, kui sa siis punktid, iga päev 100 punkti täis saad, siis ka kogud oma jada ja saad siis võita rohkem auhindu ja lihtsalt on tore ja lõbus ja ka mingid päeva eriväljakutsed, kus siis saad topeltpunkte või aga see punktide teema on just see, et sul tekiks mingi harjumus, et sul on nagu lõbus ja tekib ka, et noh, kõik on need toredad, me teame, on ju, aga me midagi ei tee, on ju, siis läheb asi nagu ka võib-olla tuksi. vot, nii et selline keskkond, selline väljakutse, kutsun sind kindlasti ka liituma, kui sa veel ei ole seda teinud, ma korraks jagan sulle ka seda linki, kus sa saad selle väljakutsega liituda, et ma ütlen, et noh, see hinnaklass, mis see asi, ma panen siia selle lingi ka, kus sa saad liituda kohe. see hinnaklass, mis on 34 eurot aasta, 34 eurot aasta, see on noh, see on ikkagi mega, noh, see ei olegi tegelikult ju tänapäeval mingi nagu raha, et nagu ma näitasin sulle, et me nagu me anname sulle siia natuke teadust rohkem juurde kui lihtsalt tavaline mingisugune blablabla süsivesikuid, valke, rasvu, vaid seal on iga asi on tõestatud, iga asi on, ühesõnaga kogu, me aitame su muuta sinu keha bioloogiat, nii et selle lingi panin sulle siia, ma panen sulle huvi pärast ka selle Longenica glükoosikontrolli lingi, et kui sa juhuslikult peaksid soovima, ma panen sulle kohe selle tooted siit, siis saad vaadata ka, et sealt ehk on sulle ka abi et nagu ma ütlesin, see veresuhkrutaseme teema on hästi oluline. 2 linki sulle ehk siis Frillis liitumine väljakutsega. Hiljem siis ma just annangi, kui 1. aprillil tuleb siis nii-öelda eraldi väljakutseleht, kus sa saad siis hakata asju asju vaatama, videosid vaatama ja kõike siis endale seal salvestama ja tegema. nii et sellised mõtted. Äh, aga, aga jah, nii et me näeme juba sinuga loodetavasti 2 nädala pärast, siis küll juba ainult need inimesed, kes on tasuliselt liitunud, nii et siis juba, nii et ootan sind sees ja ma loodan, et sa said natuke infot juurde ja ehk ma sain sinu nii-öelda meelt natuke avardada ka, et see maailm ei ole nii kitsas ja kitsarinnaline, nii et tšau, pakaa, näeme jälle, tšau.